Ehitusprotsess. Ehitusprotsess on aja- ning töömahukas ning võib esialgu tunduda hirmuäratav, kuid põhjalik ettevalmistus, planeerimine ning usaldusväärne partner aitavad vähendada potentsiaalseid ootamatusi. Käesolevas videos räägib oma kogemusest katuse vahetanud ja pööningukorruse soojustanud koduomanik ning teadmisi jagab valdkonna ekspert. Kuidas leida usaldusväärne ehituspartner? Kõige mõistlikum viis usaldusväärne ehituspartner leida on uurida internetis selle kohta, küsida kellegi kogemust, vaadata kas või majandustulemusi või tehtud töid. Ühest küljest ehitaja võiks olla paindlik, teist küljest need, kes sul reaalselt ehitavad, võiksid teada, mis nad teevad. Kui palju leidsite aega ehitaja tööd jälgida? Kuna ehitusprotsess oli tegelikult üsna pikk, siis üleliia palju seda aega ei olnud, oli küll puhkus, aga mingi hetk see puhkus läbi, tuli tööle tagasi minna ja tihti ongi see, et tuled õhtul koju, vaatad, mingi osa on ära tehtud ja siis ei teagi lõpuks, et mis siis tehtud sai. Tahtsin endale omaniku järelevalvet palgata, aga paraku neil on nii palju tööd, et ilmselt tuleb aegsasti see aeg planeerida. Mina jätsin natukene viimasele minutile, ei saanud, küll aga sain konsulteerida mõnega, sain tagasisidet ja tänu sellele sai ka teatud vigu vältida. Keda usaldada ehitusplatsil? Ehitusplatsil usaldada tasub nii seda projektijuhti, kes siis seda asja vedama peaks. Kui sa projektijuht ise oled, siis sa saad mingi piirini usaldada ka ehitajat ja tema kogemust, aga samas tuleb säilitada kriitiline mõtlemine ja nagu ma ütlesin eelnevalt, see manuaalide lugemine on oluline, et sa saaksid aru, millest sulle räägitakse, ehk siis lõpuks pead usaldama iseennast. Kuidas lahendada ootamatuseid ehitusprotsessis? Tasub võtta alati selline väike puhver või siis planeerida tööd niimoodi kriitilisuse järjekorras, et sa saad kriitilised tööd ära teha ja need, mis kannatavad ootamist ja kauem tegemist, siis neid teha hiljem. Et minu puhul ma sain katuse peale, hiljem sai soojustuse ja siis sai hakata teist korrust välja ehitama. Mida soovitaksite koduomanikele, kes on ehitusprotsessi alguses? Inimesele, kes alustab rekonstrueerimist, tasub mõelda, mis nende lõppeesmärk on, kuhu nad jõuda tahavad, mida saavutada, kas nad tahavad kogu maja ära soojustada, kas nad tahavad ainult katust vahetada. Kui täna tahavad ainult katust vahetada, siis võib-olla kunagi tekib mõte, et tahaks hoopis seinu ka soojustada. Siis tasub see modulaarsus paika panna ja vaadata, et mis sul täpselt vaja on, mis need tänapäevased nõuded on, kuidas mingid asjad lahendada. Need on kõik sellised väiksed eriosad, aga lõpuks aitab vältida seda, et sul kaablid mööda seina jooksevad. Mida peab koduomanik teadma enne ehitusprotsessi algust? Koduomanik kindlasti peaks teadma enne ehituse alustamist seda, et kas ta tahab renoveerida kõik terviklikult kohe korraga või jupikaupa. Kui see on kõik korraga, tervikrenoveerimine, siis tasuks enda jaoks läbi mõelda see, et kõigepealt kas sa planeerid ehituse ajal elada sees selles hoones, mida sa renoveerid. Siis see, et kas sa soovid tellida koos projekti juhtimisega täisteenuse endale sisse, et tuleb ehitusettevõte ja teeb kõik tööd, mis on projektis ette nähtud, teeb ära, juhib ka seda projekti, tegeleb erinevate alltöövõtjatega ja nii edasi. Või siis sa soovid teostada ise projekti juhtimist, tellida kõik tööd ükshaaval sisse. Protsessist kindlasti peaks omanik teadma seda, et ehitusprotsess on mürarikas ja tolmurikas. Võiks ka mingisugune ettekujutus olla sellest, et mis aastaaegadel me võiks ehitada. Suhteliselt ka common sense võib öelda seda, et katuse vahetust võib-olla mitte novembriks ei tasu planeerida. Ja siis võiks olla see ettekujutus, et kuidas ma ehitajale maksma hakkan. Et kas see võiks olla kuude kaupa, kuidas tulevad näiteks pangast minu rahavood, kas need tulevad kuu kaupa mingite tööde lõikes, et need ära ühtlustada. Ja lisaks võiks omanik teada väga hästi, mis tema projektis on kirjas. Millised on tüüpilised vaidlused koduomaniku ja ehitaja vahel? Tüüpilised konfliktikohad, mis tekivad ehitajate ja omanike vahel, on kindlasti see, et kuna taustsüsteemid on mõnevõrra erinevad, siis tihti omanikud näevad seda ehitusprotsessi natuke teistsugusena. Esiteks on alati see koht, et kui me hakkame renoveerima, siis on päris pikk periood see, kus tegelikult su kodu läheb hulga koledamaks. Et kui sul alguses on elamine enam-vähem, siis seal renoveerimisprotsessi alguses, kui me tegeleme lammutustöödega, tegelikult võib see pilt päris koledaks minna ja siis ei tasu nagu ära kohkuda. Siis on üsna tüüpiline konflikt on veel see, et omanikul on olemas projekt,
projektis on nähtud ette teatud sõlmlahendused, teatud tarindid. Ehitaja tuleb siis seda ehitama, ütleb, et teeme selle hoopis teistmoodi, et eluaeg on nii tehtud, aga siis on vaja leida nagu see bilanss, et võib-olla ei ole ka kõige halvem mõte helistada korra projekteerijale. Võib-olla tõesti see ehitaja pakutud lahendus ongi selle objekti puhul asjakohasem ja saabki minna sellega, aga pimesi ehitajat usaldada on sageli ka riskantne. Millised on vanade hoonete rekonstrueerimise riskid ning kuidas kaardistada töö käigus tehtud muudatused? Tõenäoliselt jääb omanikule ikkagi see risk jääb, et kui me nüüd avame konstruktsioonid, leiame teatud üllatusi, palgid on mädad, aknanurgad, vaja midagi vahetada, siis paraku see ongi tõesti lisatöö ja kui see ehitaja, kellega lepingus ollakse, kui temaga ei õnnestu neid ära teha, siis on ka täitsa okei variant teha siis sellele tööle uus hange. Kui muudatuste kaardistamisega on see, et kui on nüüd mindud seda teed, et üks ja sama ehitusettevõte teeb siin mitmeid töid järjest, tegeleb ka projekti juhtimisega, siis kindlasti peaks olema see sama ehitaja see, kes kaardistab ka kõik tööde käigus tehtud muudatused ja tagab selle, et need jõuavad ka kasutusloa dokumentatsiooni. Kui palju muutuvad koduomaniku soovid protsessi käigus ning kuidas muudatused ehituse maksumust mõjutavad? Üldiselt näitab ikkagi praktika, et omanike soovid muutuvad tööde teostamise ajal päris palju. Kindlasti tuleb kommunikeerida seda ehitajale võimalikult vara, sest mida varem me teeme teatud muudatusi, seda parem see on. Kui see muudatus eeldab ka natukene projekteerimist, siis ikkagi tuleb enne projekteerija juurde jooksmist teavitada ehitajat, et me lihtsalt selles haardealas ei teeks töid edasi, mis muudaksid selle muudatuse kallimaks. Kindlasti ehitushanget tehes esiteks tasuks ehitajalt küsida kõikide töödele lisaks ka lisatunnitöö hinda, et see oleks kohe alguses võimalik lepingus paika panna ja selle põhjal on võimalik hiljem ka siis lisatöid eelarvestada mingil määral. Ja kindlasti on see, et lisatööde hind tasub kokku leppida enne seda, kui neid tegema hakatakse ja hea tava oleks see, et omanik ei lepi lisatöid kokku selle ehitusmehega, vaid ikkagi ehitusettevõtte objektijuhiga. Vaata lisa eis.ee